Kes soovib endale tiiki või mingit veesilma rajada, võib julgelt siit Hansaplandist läbi astuda, sest teil on siin väga palju erinevad materjale, on näiteks plastvannid, tiigikiled. Ja tõesti, meil on müügil väga erinevad tiigimaterjalid, millest saab tiike teha, on plastvannid, on erineva kujuga, erineva mahutavusega. No ma arvan, et plastvannid on ikkagi mõeldud väikeaedadesse, kui on suures aias, siis saab loovamalt asjale läheneda ja saab tiigikilest teha ilusa sellise veesilma sellise kujuga, mida iga inimene ise soovib. Kas on ka midagi, millega peab arvestama veesilma rajamisel? No kindlasti on oht olemas, et meil aeda tekivad sääsed. Ka selle vastu on rohtu, kui me teeme natuke suurema, sügavama veesilma, saame sisse kalad panna, me saame veesilma panna ka taimed ja me võime ka panna sinna väikse purskkaevu endale, et need kõik nagu on ebasoodsad sääskede arenguks. Aga mis taimi nüüd võiks nii tiiki sisse kui tiigi kaldale panna? No tiigi sisse kindlasti on vesiroosid. Ja me peame jälgima vesiroosil ka vee sügavust, et kui sügavale võib vesiroosi panna, sest vesiroosid on erinevad. Võib panna seal poole meetri peale, võib panna meetri peale. Et vesiroosi ostes on kindlasti seal pakendil kiri, kui sügavale see vesiroos sobib. No kaldale saab ju panna igasugust erinevaid taimi. On ostad, on liiljad, päevaliiljad, võime panna kortslehte, võime panna kobarpead. Valik on väga suur ja erinevaid kõrelisi võib panna. Ja ka veetaimi on ju tõesti ka suur valik olemas, mida võib panna, ütleme nii, jalad vette kui ka kalda peale ja pakkide peale on alati see kirjas olemas, et kuhu see taim sobib. No, niiskus ja vesi on suured sõbrad ka paljudele kahjuritele, näiteks tigudele. Ja kui seal on hea toidulaud, hostad, siis mis seal viga nagu tigudel elada. Aga millega neid tõrjuda? No teod on tõesti väga sellised ebameeldivad külalised meie aias. Meil on aias levinud kiritigu, kes tegutseb öösel ja hommikul näeme ta kahjustusi. Tigudele meeldib niiskus ja hästi lopsakad taimed, aga selle vastu on ka olemas tõrjevahendid, millega saame neid tõrjuda. Võib-olla üks oluline on, mis me ise saame teha, hea mulla harimine. Me võime ka tigusid tõrjuda, panna liivaribad, saepururiba, ütleme seal ka väetiseriba, aga peale vihma tuleb jälle korrata seda tegevust. On tulnud müügile selline uus teotõrjevahend, mida saab kasutada ka niiske ilmaga, et niiskusega see tõrje on isegi rohkem toimiv kui kuiva ilmaga. See teotõrjevahend puistatakse laiali, ta meelitab teod enda juurde, teod söövad kõhu täis, saab täis kõhutõnde ja ta hukkub. Ja kui on liiga kuiv ja päiksepaistsen koht, siis on isegi soovitav seda tõrjevahendit natuke niisutada, et tigusid enda juurde meelitada.